Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna üritan ma teha mahlast rabarberi keeksi. Retsept on võetud internetikeskkonnast Köök24. Selleks ma panin valmis siia 200 grammi jahu, küpsetuspulbrit, panin 2 teelusega täit, pähkleid on 60 grammi, 2 muna. Rabarberit peaks olema 120 grammi, siin on ta 150, ma võtan koore ära ja eks ma siis saan 120 grammi. Soola võtan siit ühe näpuotsatäie, suhkrut 125 grammi, piima on 5 suppilusikatäit, võid on 125 grammi ja muidugi tuhksuhkrut, kui pärast keeks on jahtunud, siis ma kaunistan teda tuhksuhkruga. Kõige enne üritan siit võtta rabarberil selle koore ära, mis on selline kiuline ja ega ta hästi hambale ei meeldi. Rabarberi hästi õhukeseks. Nii, rabarber on olemas. Nii, nüüd nüüd pähklid liidi panin. Ma natuke röstin neid pähkleid. Nii, siin ma nüüd kõigepealt segan jahu, õigemini söölun selle jahu siia segunõusse. Panen ka küpsetuspulbri juurde ja õhustan teda. Nii. Siia ma lisan ka need rabarberi. Tükid. Ja üritan teda siis natukene segada. Nüüd ta jäävad ootama oma järge, seni kui ma lahustan siin või. Aga siia ma võin panna ka nüüd need tükeldada ehk selles blenderis ma jahvatan need pähklid peenikeseks. Siin ma nad natukene röstisin. Ma panen nad siia sisse. Võib ka käsitsi seda teha. Aga kuna korra on masin ostetud, siis tuleb seda ka ära kasutada. Peenemaks ei ole vajagi. Tänab hea maitse. Ja segan selle siia sisse. Need on siis nagu kuivained. Ja nüüd ma asun vedelainete kallale. Ja pärast segame need kuivained vedelainega kokku. Nii. Nüüd ma hakkan siis muna või ja suhkur kõigepealt.
toasooja või muidugi. Nii, ja selleks mul on siin selline. Siia panen ka näpu otsades soola. Nii. Ja muidugi oleks vaja siis muna ka siia panna. Ja kõigepealt vaatame, kas munadega on kõik korras. Lööme eraldi kaussi. Ja kui miski asi meile ei meeldi, me võime siis midagi siit ära võtta. Mul on kukke saanud munad ja sellepärast nad on natukene teistsugused kui poemunad. Näete sellist piklikult kodukana munad. Nii, siin on ta nüüd olemas, kreemitaoline mass. Ja nüüd oleks vaja neid kokku viia. Ja siis ma panen silikonvormi. Mul on olemas ka natukene võid. Igaks juhuks määrin selle silikonvormi ka võiga kokku. Võib ka võib-olla toiduõliga, võib-olla, aga antud juhul mina teen võiga. Et ilmselt siis saan kindlasti paremini kätte selle vormist. Ta peaks nii ka saama. Loodan, et saan selle vormi täis. Retseptis on kirjutatud väiksema koogi ja keeksi vormi. Nii. Ja nüüd üritan selle siin kokku segada. Ettevaatlikult. Ja siis peaks saama rabarberi keeksi. Rabarberi hooaeg hakkab varsti juba läbi saama, sest juba rabarber õitseb. Ja nüüd ma võtan, varsti lõikan terve põõsa maha kompostihunnikusse. Ja siis ta sügiseks kasvab mulle uus värske rabarberi varred.
mina ei ole ennem rabarberi keeksi teinud. Ahi on juba 75 kraadi juures soe. Nüüd jääb mul vormi panna ja ahju pooleks tunniks umbes. Siis saab muidugi tikuga kontrollida, kas ta on juba küpse. Peaks saama ka kraadiklaasiga mõõta sisetemperatuuri. Loodame, et siin rabarber enam vedelikku väga palju ei anna välja, et ta peaks küllaltki selline. Nii, ega siin ei olegi rohkem midagi möllata. Ta on segunenud ja nüüd ma panen ta siia vormi. Ja siis pärast ahju, kui ta on juba jahtunud, siis kaunistan teda tuhksuhkruga. Vaatame, kui pruuniks ta läheb mul. Väike sihukene põnevus on ka taga. Mismoodi saab, kuidas saab. Nii, selle serva pealt ma võtan selle ära, sest see nagunii kõrbeb ära. No peaks olemagi küllaltki tasane, see pealispind. Aga siledamaks ta nagunii ei lähe. Selle siit võtan ära. Nii, nüüd ta läheb ahju. Head küpsemist talle pooleks tunniks. Ahjus oli ta. Nüüd ta peaks siis 10 minutit jahtuma. Siis võtame vormist välja. Kümme minutit ta jahtus vormis ja nüüd ma võtsin ta vormist välja. Jahtub veel ja siis paneme talle tuhksuhkrut peale. No nii, nüüd sadas lund ka talle peale. Rabarberi keeks on siis söömiseks valmis, head isu.